Jutte kellakeeramise lõpetamisest oleme me aastaid kuulnud, siiski tundub, et seda ei tehtagi. Mis aga inimesed arvavad, kas kellakeeramine neid üldse häirib või on tegemist pseudoprobleemiga? Ma arvan, et see on hea. See tundub hea, sellepärast, et siis õhtul on veits valgem talve ajal. Ei, mul ei ole selle vastu midagi, see ei ole minu jaoks kunagi probleem olnud, kellakeeramine. 1 tund sinna, tänna, see on nädalavahetusel ka, ehk siis ei ole kunagi väga seganud mind. Ja mõnikord hommikuti on see šokk, et jah, et oi, mis kell on nüüd tund aega edasi või tagasi, aga ei, see ei ole seganud mind kunagi. Ja teil? Ma ei tea, tänapäeval on kõik kellad digitaalsed, nii et ma arvan, see eriti mind ei mõjuta ausalt öeldes. Unenõustajad soovitavad rutiinist kinni pidada ja ka peale kellakeeramist magama minna ja tõusta harjunud aegadel. Kui sa oled harjunud kell 11 magama minema, siis lähed kell 11 voodisse. Ja kui oled tegelikult kell 7 alati üles ärganud, siis ärkadki kell 7 üles. Et jah, nüüd järgmisel hommikul ongi keerulisem ärgata. Oled võib-olla natuke unisem, aga ikka äratad siis võib-olla abilisega ennast üles, ehk siis kellaga. See on ikkagi selline tüüpiline probleem, et inimesed jagunevad 2, et ühed ütlevad, neile kindlasti meeldib, ja teised ütlevad, neile kindlasti ei meeldi. No muidugi on ka sellised inimesi, kes on täiesti ükskõiksid, aga see on alati selline emotsionaalne teema. Kuid ikkagi, mida teha, kui kellakeeramisega kaasneb halb enesetunne või uni on häiritud? Tegelikult seda kellakeeramist majanduslikult ei ole vaja ja unemeditsiini mõistes samuti mitte, aga on veel arutlusel ja otsustuskoht, et kas jääda siis suveajale või talveajale, et üldiselt on rohkem neid inimesi, kellele sobib talveaeg rohkem, aga samas jällegi on inimesi, kellel meeldib varasem tõusmine ja suveaeg. Ja mida siis teha? Tegelikult on niimoodi, et kui me teame, et see muutus tuleb ja ma olen sellest häiritud, mul on raske kohaneda, siis juba paar päeva ette võiks ise proovida minna magama natukene varem ja ärgata varem, et harjutada enda seda bioloogilist sisemist kella. Ja siis hommikul ärkamise järgselt võiks kohe olla päikese valguse käes, see samuti aitab seda päevarütmi paremini reguleerida. Ja mis veel loomulikult, et kui ma soovin varem magama minna, siis on hea see, et ma õhtul väldiks hilised ekraaniaega ja kofeiini, näiteks tund aega enne uinumist võiks olla sellised rahustavad, lõõgastavad tegevused, et see aitab mul ka varem minna magama ja uinuda, eks ole. Talveajale keerates kella tund tagasi läheme me juba homme varahommikul kell 4.